Me viibime praegu Zakopanes kõige meeleolukamas lokaalis, mille nimi on rikka mehe Sepapada Gazdovo Kuznia. Inimesi alati huvitab, milline on võimalus süüa ja juua, kui nad võõrusega satuvad, kui palju nad siin kulutama peavad. Kõigepealt olgu öeldud, et Poola on odavam maa kui Eesti. See on tähtis teada kõikidele nendele, kes tahaksid siia tulla või ka nendele, kes kavaldavad hinnapoliitikat meie tulevases Eestis. See praad, mis on minu ees, see maksab Eesti rahas 80 krooni ja õlu selles linna, kuurortlinna esindusrestoranis on meie rahas ümber arvestatult 25 kroonine. Nagu mulle kinnitati, on see kõige parem õlu siinkandis. Kaevanduses on maa-aluseid käike 300 kilomeetrit ja need ulatuvad kuni rohkem kui 300 meetri sügavusele maa alla. Siin on 40 maa-alust kabelit. See on terve maa-alune linnak, mida võrreldakse siis Varssavi, Krakowi linna-aluse süsteemiga. Aastas külastab seda kaevandust rohkem kui 1 miljon inimest kõikjalt maailmast. Exactly right now we are in the oldest chapel which is available to visitors, the chapel of St. Anthony of Padua. The first mass was celebrated here in 1698. Figures we may see around here, they are a little bit dissolved because the chapel was built next to the shop, so they are without face or shoulders. But this is a result of dissolving only. We don't have any dangers here of erosion like some other figures outside. Rock salt in our mine is great, so if you look on the salt, it is dark. It's typical color of rock salt from here because it consists of 95% of sodium chloride plus some percent, exactly 5% of our rocks and minerals, but it's salty, so we always ask visitors to, let's say, to try to lick walls and ceilings, usually about 10 kilograms per person during the tour, but please, if you visit us, do not taste figures or chandeliers. Chandeliers, they are made of salt also. Kaevandusse koguneb kaevandusgaas metaan. Need inimesed siin siis roomasid käikudes ja pikkade tõrvikutega põletasid ära selle metaani. Kõik see on käsitöö. Loomad, hobused aitasid vaid äärmisel juhul ja seal, kus oli tõepoolest tarvis näiteks suul tõsta üles maapinnale. See on hämmastav, mida inimkäed suudavad teha maapõues. We are standing on the second level, which is 90 meters below the surface. Behind me you may see the pump, which was used since 17th century. It was called Paternoster. The name is because it looked like a huge rosary, that's why the name Paternoster. By such pumps, miners, they pump up the water level by level, finally to the surface. Because on the surface, salty water was just enough to produce salt by evaporation. And they had to do it because otherwise the mine would be completely flooded by the salty water. Mitusada aastat töötades võib ikka tudev tunne olla küll. Kuid selle töö kandis vilja. Arvestage, et soola hind võrdus hõbeda hinnaga ja soolakaevanduste omanik Kazimierz Suur, nende kuningas, oli tõepoolest seetõttu rikas. Ühe
sai osta 10 majaga, 10 majapidamisega küla endale. Kujutage ette, see oli tõeline parandus, mis siin tuli. Kuidas inimesed selle soola kaevandamiseni jõudsid? Nad kõigepealt avastasid juba eelajaloollisel ajal, et siin on vesi soolane ja seda vett aurutades saab valge soola kätte. Hiljem jäi seda vett nii väheks, et nad otsustasid seda vett kaevama hakata, otsima maa seest seda vett ja nii jõuti siis nende soola ladestusteni, mis siin all on. Muuseas, see soolakaevandus töötas, maa-alune soolakaevandus töötas kuni 1996. aastani. Selle aasta lõpuni suleti siis. Ka praegu jätkub soola tootmine, toodetakse umbes 15 000 tonni soola aastas siin samas, aga seda muidugi ei tooda enam maal, vaid seda kaevandatakse või toodetakse, oleks õigem ütelda, jõrgaegsel moel aurutamise teel, soola väljakeetmise teel maapinnal leiduvatest veekogudest. We are now inside the most famous and the deepest underground church of the world, called the Chapel of St. Kinga. Everything you may see around here was carved by 3 miners, 3 amateurs. They carved here in the empty